#Marise blogi. Teate, mida ma täna avastasin või? Ma reaalselt arvasin, et ma olen selle koha ära puhastanud. Ma ja teate, mida ma täna avastasin või? Ma avastasin, miks ma olen kogu aeg enamus oma suhetest tõmmanud ligi partneri, kelle ma olen võtnud omale sõbraks. Ja ma olen alateadlikul tasandil seda ise valinud. Aga mõistuse tasand on arvanud, et miks ma kunagi ei tõmba ligi mehelikku meest? Mis värk nende meestega on? Kas siin kunagi maailma peal ei ole ühtegi mehelikku meest? Ja nii edasi. See on see mõistuse lugu. Ja täna ma nägin ära selle alateadvuse koodi. Ja see kood oli mul selline. Ma olen valinud alateadlikult omale partneriteks ainult mehed, kes on mulle kes on sellised sõbra staatuses, sellepärast, et mehelikud mehed on minu jaoks ohtlikud, sest ma ei saa neid kontrollida. Nüüd ma saan aru lõpuks ometi, miks. Mehelikku meest ei ole võimalik kontrollida. Sõbra staatuses mehi, kes sa võtad oma partneriks, on võimalik kontrollida. Näete, kui oluline on ära tuvastada alateadvuses olevad koodid, personaalsed koodid. Et muuta reaalsust. Ja nüüd ma saan aru, miks ma keeldusin ligi tõmbamast, üldse andmast šanssi mehelikele meestele. Sest nii kui ma nägin mehelikke mehi, ma jooksin ära, sest minu jaoks oli see ohtlik, sellepärast, et siis ma ei saa ju neid kontrollida. Aga sõbralikke semusid on võimalik kontrollida, sest nad on sellised, läbi neist, sellised pehmukesed ja nunnukesed, aga nüüd ei ole mehelikud. Mehelikku meest ei peagi saama kontrollida, sest tema on ruumi haldaja ja sina naisena oled alistuja ja vastuvõtja. Kui sina naisena lähed kontrollivasse energiasse, oled sa mees. Ja ma näen ära, kus see trauma tuli. Mul on olnud suhe meheliku mehega. Mega mehelik. Ja minu trauma koht oli see, kui ma avastasin, et on nartsissist. Ja nüüd mul on endiselt alateadvusesse hirm, et kõik mehelikud mehed on nartsissistid, mis ei ole tõde, on ju. Ja täna, kui ma tuvastan mehelikku meest, lihtsalt energeetiliselt ma näen, siis mul tekib hirm ja paanika ja ma jooksan automaatselt teises suunas. Ma isegi ei anna šanssi ja ma annan talle energeetikaga mõista, et ta ei meeldi mulle. Kuigi ma pole isegi temaga tuttavaks saanud. Näete, mis trikke see alateadvus teeb, lähtuvalt eelnevatele traumadele. Selleks on vaja läbi näha iseennast täpsusega. Ehk siis Maris käis praegu just iseenda selgelt nägemise sessil ja palumas tuvastada juurpõhjust. Seda sai tuvastatud. Nii tore. Ehk siis, mitte kunagi ei ole asi välises ega teises inimeses, vaid alati on see tõekood sinus endas. Ja see tuleb läbi näha. Ja nüüd on minu asi enda keharakus, enda kehakoodis luua uus ühendus. Et mehelik mees saab olla ka
sõbralik ja nunnu samal ajal.